Tere issanda hommikut. Halleluuja. Tänu Jumalale tema headuse ja helduse eest, et ta on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja kui paljud käisid ka eile sellel kuulsal konverentsil või mis see oli? Festivalil, jah, kui paljud vaatasid võib-olla siis kuskilt kaameratest. Tänu Jumalale igasuguste ürituste eest, mis Eestimaal Jumala nime, Jeesuse nime. Oh, please, pastor, come on, have a sit down, please. Teeme aplausime külalisi, olete nõus? Yeah. This is for you. Yeah. Thank you for coming. Yeah. Täna siis meiega, nagu näete, on külaline How I made to introduce you. Just as is. Some Asis is here, okay. Is this not to, or 10 generation Coptic priest, high priest, or, sorry, that was overestimated. So anyway, yeah. Täna meil on jah, väga huvitav külaline, no meie vaatevinklis vähemalt. Peeter, aitäh toomisest. Ja tema esindab ka väga huvitavat sellist nagu sellist, kuidas seda öelda, liikumist. Ja nendel on seal, kus nad tulevad, on selline isegi olemas paavst ja 25 miljonit nagu inimest, nii et ei ole vähe. Wikipedia või see iganes see värk annab 11 miljonit. Ma ütlesin talle, et teid on 11 miljonit, sa ütles, et ei, et see on vale, et see on kuradi vale, et meid on vähemalt 22 või 25. Muuseas, kas panite tähele, nüüd ilmub kuidagi eestikeelses meedias, et niisuguse halvustava maiguga, et Eestis on 40%, kes ennast nagu kristlaseks peavad. Panite tähele selliseid valimiseelsed tekkisid sellised asjad. Mulle siiamaani räägiti, paljud rääkisid siin, et Eesti on haruldane riik, kus kristlasi üldse ei ole, eriti kes välismaalt tulid. Et me olevat Euroopa kõige paganlikum riik. Olete lugenud selliseid asju kuskilt, eks ole, jah? Oi, sorry, jah. Et me oleks kõige nagu tagurlikum ja kõige paganlikum riik Euroopas ja lööme tiritammi praegu veel, ma ei tea, kas siis ohverdame lehmi või veel midagi kuskil ja töökohtades ja kuidagi teenime ebajumalaid, aga nüüd nad on kuidagi selle jutu ära kaotanud ja saanud uue jutu, et 40% on nagu kristlasi, kes ennast tähistavad. Vahepeal oli nagu väga moodne, et 19,2% oli, panite tähele, igal pool tuli see. Mul olid numbrid tähtsad sellepärast, et mina nagu ei uskunud ega võtnud seda omaks, sellepärast, et kui nagu ka härra Luteri isad ütlesid, et neil on, ma ei mäleta, kas oli seal 400 000 liiget Luteri kirikus paberi peal, aga ikkagi inimesed on omal ajal andnud nagu selle nõusoleku ja olla niimoodi. Ja kuidas see järsku siis sai niimoodi muutuda, et justkui keegi ei usugi mitte midagi. Ja siin on kindlasti targad kirjamehed on pilti parandada püüdnud, aga tänu Jumalale, et Jumal ei ole seda maad ja rahvast unustanud. Ja kui ta ei ole seda unustanud, siis ta töötab sellega. Kui paljudel on sellest hea meel. Ja minul ka. Ja mul on väga hea meel ka sellest, et ta annab meeleparandussõnumeid. Teate, nii kaua kui tulevad meeleparandussõnumid, nii kaua on lootus alati, nii kaua Jumal tahab sealt saada head vilja ja võtabki selle. Aga kui ta enam ei räägi või üldse midagi ei ütle, siis on nagu lugu üle ääre ja väga halb juba. Nii et nii kaua, kui ta saadab oma esindajaid siia, kes on tema nagu saadikud, nii kaua ta tahab meid juhtida, parandada, hoiatada, võib-olla võida, võib-olla manitseda, mida iganes.
Ja senikaua, kuni ta meiega töötab, on asjad hästi, tänu Jumalale. Ja mis meie peame tegema, sõbrad, mis te arvate? Meil on üks ülesanne. Üks oluline ülesanne. Kõigil meil on üks oluline ülesanne. 3 korda ütlesin. Keegi ei taha mind aidata. Ja uskuma kahtlemata, ilma usu Jumalalt ei saa midagi, aga sinul ja minul on nagu isiklik kohustus ka midagi teha. Jah, kanda vilja ja kiita Jumalat, aga ma ei kiusa enam kedagi. Meie kohustus on olla õpetatav ja olla avatud südamega Jumalale. Südamega, mitte mõistusega, vaid südamega. Kui meie süda on Jumalale avatud ja tema peal 100% või kõige rohkem meie elus. Kui tema meie elus valitseb täiega, halleluuja, nii kaua me oleme õpetatavad. Kui me oleme õpetatavad, siis mis meiega juhtub? Me oleme transformeeritavad Kristuse näo sarnaseks. Siis ta vormib meid nagu savi. Ja teate, ta vormib meist kõike seda maailma välja ja kõike enda maailma sisse. Ja niimoodi me saamegi Jeesuse sarnaseks. Halleluuja. Nii et olge valmis, sõbrad, muutuma. Kui paljud tunnevad, et nad peavad muutuma. Ja, kõik tunnevad, mina ka tunnen. Ega see ongi protsess. Ma ei tea, võib isegi öelda, et see on teekond. See on teekond, kus me lähme koos Jumalaga. Ja palume Jumala armu, et me oskaks teda järgida. Ta on Jumal, kes kutsub meid oma vaimu kaudu talle järgnema. Ja ma tahan kasutada juhust, ma kiiresti loen lühikese sõna ja see ongi mu isa tahtmine, et igaühel, kes näeb poega ning temasse usub, oleks igavene elu. Ja viimsel päeval ma äratan ta ülesse. Halleluuja. Tähtis on siis mis? Tähtis on näha Jeesust. Kus me näeme teda? Peaaegu kõik laulud ilmutavad meile Jeesust. Ja peaaegu paljud jutud ilmutavad meile Jeesust, olgu see Joosepi jutud või Taaveti jutud või kelle iganes. Nad ilmutavad meile Jeesust. Ja sina, kui sa saad ilmutuslikke teadmisi, siis sa näed ka Jeesust oma ees. Halleluuja. Ja teine tõlge ütleb selle kohta niimoodi. Ma vaatasin selle Passion tõlke, mis mulle meeldib. See Passion tõlge ütleb niimoodi, et nii kaua, kui ma suudan vastu võtta seda, mis tuleb temalt muutumiseks, nii kaua ma kogu aeg liigun koos temaga muutumise teel. Nii et sõbrad, me oleme õnneks muutumise teel tema näo sarnaseks. Halleluuja. Ja täname Issandat selle eest. Ja. Nii, aga nüüd külaline on tulnud ja abikaasa, palun ma paluks, et sa loeksid ka väikse sõna ja siis koor ja orkester ja kes siin valmis paneb ennast. Ja ülistus võib tulla lavale. Halleluuja, tänu Jeesusele, tänu tänase päeva eest ja tänu tänase koosoleku eest. Kiidetud olgu Issanda nimi. Ja ma loen teile Taaveti laul 15. Issand, kes võib tulla külaliseks sinu telki, kes tohib elada su pühal mäel, see, kes elab laitmatult, teeb õigust, räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teistele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet, kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada ega võtta altkäemaksu süütu vastu, kes nii teeb,
see ei kõigu iialgi. See on Jumala sõna. Ja Taavet küsib siin, kes võib tulla külaliseks sinu telki? Siin on see küsimärk lõpus. Ta küsib ja Jumal vastab. See, kes laitmatu, elab laitmatut elu, räägib tõtt, armastab oma ligimest, teeb õigsust. Ja kõiki need asjad, mis me siin ära lugesimine, ei räägi kedagi taga. Ei vannu pettuseks, vaid peab vannet. Need pääsevad Jumala ligiollu. Need pääsevad tema trooni ette. Ja kui me nüüd lähme ülistusse ja me kõik oleme puhtad südamelt, siis me jõuame sinna. Me pääseme tema ligiollu ja me tõmbame Jumala enda keskele. Ta tuleb ja on meie keskel, sest see on Jumala sõna. Ta on tõotanud seda. Ja Jumal, ma palun, et me kõik, kes me oleme puhtad südamelt ja oleme hoidnud sinu sõna ja armastame seda ja igatseme sind. Issand, et sa tuleksid oma ligioluga. Kui me tuleme, Issand, ja tahame sind ülistada ja kiita ja tänada. Issa, ma tänan iga inimese eest, sind, Jeesus. Ja ma õnnistan igat ühte meist. Ja ma tänan, Issand, et tõesti me jõuame sinu ligiollu, sinu trooni ette. Ja me igatseme seda. Ja me täname, Issand, et sina tuled ja oled meie keskel. Amen. Ülistus olla relv, mis võidab vaenlased. Las ülistus olla relv, mis kaotab kurbuse. Tõuseb hüüd, me kiitus hüüd. Su nimimesus Jeesus muudab pimeduse valguseks. Su sellepärast sind kiidame, tõuseb laul, me kiituslaul. Su nimes müürid kukuvad ja tormid vaibuvad, sind ülistades ilme ei saa võitu. Me Jumal läbi murde tood, sind ülistame koos, kas kogu loodu kiidab sind Jeesus. Sind kiidan, sind kiidan, sind kiidan. Usus ma laulan vaikuse üle tormide. Usus ma laulan kiituse üle hirmude. Tõuseb laul, me kiituslaul. Su nimes müürid kukuvad ja tormid vaibuvad, sind ülistades ilme ei saa võitu. Me Jumal läbi murde tood, sind ülistame koos, kas kogu loodu kiidab sind Jeesus. Su nimes müürid kukuvad ja tormid vaibuvad.
tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. oled tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. oled tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. oled tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. oled tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. oled siin liikumas meie seas, sind ülistan, sind ülistan. oled siin töötamas meie seas, sind ülistan, sind ülistan. oled siin südami puudutad, sind ülistan, sind ülistan. oled siin elusid muutmas, sind ülistan, sind ülistan. oled tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. oled tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. isegi kui ei näe mind muudad, isegi kui ei usu, et suudad, minu sees sa edasi töötad, minu elus sa edasi töötad. isegi kui ei näe, et mind muudad, isegi kui ei usu, et suudad, minu sees sa edasi töötad, minu elus sa edasi töötad. isegi kui ei näe, et mind muudad, isegi kui ei usu, et suudad, minu sees sa edasi töötad, minu elus sa edasi töötad. tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. oled tee looja, imede tegija, tõotuste hoidja, mu elu valgus, see on meie Jumal.
oled sa Jeesus, kõik oled sa Jeesus, kõik oled sa Jeesus, kõik oled sa Jeesus, kõik issand, vaid sina Jeesus, sind armastame Jeesus. Halleluja, vaid sina, Jeesus. Sind armastame ja sind ülistame, sulle anname au ja tänu, kiituse, ülistuse, et sa oled hea. Ja sinu heldus kestab igavesti. Täname issand sind selle maa ja rahva eest, piserdame Jeesuse vere selle peale ja täname iga ettevõtmise ja toimingu eest Eestimaal, kus sinu nime ülistatakse, kus sind kõrgeks tõstetakse, kus sinu nimel inimesed saavad päästetud. Täname sind, Jeesus, issand, et sina oled selle maa üle ja see kuulub sulle. See on sinu maa. See on sinu maa, Jeesus. Halleluja. Tänu sulle, issand, sinu headuse ja sinu helduse eest, issand, mis kestab igavesti. Halleluja. Amen, amen, amen. Ja aitäh muusikale ja ma kutsun ette meie külalise. So welcome and please, Brother Aziz, come and share what is in your heart for us. We do our best to receive it in Jesus' name. Good morning. Tere hommikust. Yeah, I am so happy to be with you. Olen õnnelik sellest, et olen siin. I really want to thank you, Brother Taimur, so much Tahan tänada vend Taimurit väga selle eest, for this kind invitation. selle kutse eest. Yeah, it's my first time in Estonia, See on mu esimene kord Eestis, but I pray it will not be the last aga loodetavasti mitte viimane, because I love this country really. sest mul on meeldinud siiamaani. Yeah, we have so many in common. Meil on palju ühist, Yeah, thanks to God. tänu Jumalale. Last night we had very good fellowship with sisters and brothers here. Eile õhtul oli meil hea osalus õdede vendadega Yeah, and I enjoyed a lot. ja ma nautisin seda. Amen. By the grace of God, I am going to share with you something I pray it will be in our practical spiritual life. Jumala armu läbi ma loodan teiega jagada midagi, mida saab ka nagu praktiliselt Yeah, kasutada. I am sure you know that Jesus was able to show his glory by just a word. Jeesus sai oma auhilgust ilmutada ainult sõna läbi. He casted demons out by just a word, Ajada välja sõna läbi teemoneid and he healed people ja tegi inimesi terveks. even in dentist remotely. Remotely. Isegi eemalt nagu. Yeah. A father came to him and asked him, Keegi tuli tema juurde ja ütles could you talle, heal my son? kas sa saad mu poja terveks teha? But he is not here. Aga ta ei ole siin. Yeah, Jesus was able. Ja Jeesus oli võimeline. But I am going to share with you about something that Jesus chose many times to show his love and glory. Aga ma jagan teile meiega midagi, mida Jeesus teinekord tegi, siis kuidas ta oma au ilmutas. And that tool was his touch. Ja see oli tema puudutus. Jesus chose many times to show his glory and love by his touch. Ta näitas seda, milline ta oli oma puudutuse läbi. It's good to know that he has authority Ja on hea teada, et tal oli meelevald. and he could just give a word. Et ta võis anda lihtsalt sõna. But many times he used his touch. Aga palju kordi ta kasutas ka puudutust. And when we will study together at this afternoon, Ja kui me uurime seda nüüd üheskoos siin pärastlõunal, we will understand that he has something deeper than healing or
deliverance. siis me saame aru, et tal on midagi sügavamat kui lihtsalt vabastamine. He wanted to do something very deep. Ta tahab teha midagi väga sügavat. So let's read together Nii et Book of loeme Luke koos 8, Book of Luke 8, 45 and Book of Luke. Luuka 8. Luka, yes. Luuka Actually Luka is in Arabic. Yeah. Luuka on samamoodi araabia keeles. Yeah, many. Yes. 8:45 siis. It's better to read in Estonian to save the time. Yeah, just read in Estonian. Okay. Yes. 45 to 46. Yes, Luuka 8:45-46. Jeesus ütles, kes puudutas mind. Aga kui kõik salgasid, ütles Peetrus, õpetaja rahva hulgad tungivad sulle peale ja rõhuvad sind. Kuid Jeesus ütles, keegi puudutas mind, sest ma tundsin väe enesest välja minevat. Yeah, they were crowded every Jesus goes. Nii et siis tema ümber tungles rahvas. Every time Jesus just appeared, many people followed him. Kui Jeesus ilmus välja, siis kõik inimesed järgisid teda. And one time he stopped the crowd. Ja vahest peatas, või seekord ta peatas rahva. And he asked a good question. Ja küsis, Who's touched me? kes puudutas mind? And Peter told him, hey, come on. Ja inimesed ütlesid, no kuule. And it seems like maybe it was like thousands around him, right? Thousands. Sest seal oli 1000 inimesi ümberringi. Too many people. Liiga palju inimesi. And Jesus asked, no, someone touched me. Ja Jeesus ütles, et ei, keegi puudutas mind. Because power has gone out from me. Sellepärast, et vägi lahkus minust. His touch has a power. Ja tema puudusel on vägi. His touch has been making difference in people's lives. Ja see puudutus toob erinevuse inimeste ellu. So let's pray all together. Nii et paletame koos. Just in a moment. Lihtsalt hetk. Let's humble ourselves. Lihtsalt alandame ennast. And let's ask God, reveal your love to us. Ja palume, et Jumal ilmutaks oma armastust. Reveal your goodness to us. Ilmutaks oma headust. You have power to us. Sul on vägi meie suhtes. And you have a touch for us. Ja sul on ka puudutus And meile. I pray for myself and everyone here. Ja ma palun enda ja kõigi ees siin. That we will never leave. Et me ei läheks siit ära. Without receiving his touch. Ilma sinu puudutust vastu võtmata. And without be encounter with Jesus. Ja et me kohtaks sind. His touch has a power to do many things in our lives. Nii et selle puudutusel on vägi teha igasuguseid asju. I am going to share with you 4 important things. Ma jagan teiega nüüd 4 asja. That his power will make a difference. Mille suhtes tema vägi toob siis nagu erinevuse. In Luka 8:43-44. Luuka 8:43-44. Yes, please. Ja keegi naine, kes oli 12 aastat põdenud verejooksu ega olnud võinud ühegi käest saada tervist, kui tuli tema selja taha ja puudutas ta uue palistuse, seda maid lakkas ta verejooks. The touch of Jesus has power to stop the bleeding. Nii et Jeesuse puudutusel on vägi peatada verejooks. What does it mean, bleeding? What does it mean? Mida see tähendab siis? Let's share. Jagame seda. What do you understand about bleeding? Kuidas sa aru saad sellest? Not just physical, but physical and emotional. Mitte lihtsalt füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt. In our practical life. Meie praktilises elus. If you answer well, the pastor will give you a good gift. Kui sa vastad hästi, siis pastoril on sulle midagi. Sorry. Sorry? Pain. Very good. Yes. Valu. Yes. Meet the pastor after. Nii et kohta pärast pastorit. Yeah. What else? Mis veel võiks olla? Sickness. Yes. Yes. I was just leaving power. Yeah, thank you. Et yes. Lahkuv vägi. Yes, very important. Väga tähtis. Eluvägi. Very important. Close enough. Yeah. Meet the pastor after the meeting. Nii et minge pastori juurde pärast. I try. Yes. Nõrkus või? Weakness. Thank you. Very good one. Väga hea. Yes. Yes. One more. Veel üks. Soul. Soul. Okay. What else? On veel mõni mõte? If you can't sleep. Insomnia. Okay.
Yes. Lack of energy. Thank you. energiapuudus, Very good one. väga hea. Yes. Yes. I'm waiting for one answer. ma ootan ühte spetsiifilist vastust. The question, what does it mean bleeding for you in spiritual life, practical life, mida tähendab emotional siis life? nagu verejooks sinu jaoks Because praktilises it's elus? mix, actually. Bleeding, it has a mix. Mix. Physical weakness, seal on spiritual segu asjadest nii füüsilises mental weakness, kui emotsionaalses mõttes nagu. right? Yeah, 3 in 1. Yeah, head and shoulder. No, I'm just kidding. 3 ühes. Yes. Yeah, have you ever met Egyptian people? kas sa oled kunagi kohtanud mõnda we Egiptuse love to inimest? have intimacy, you know. Meile meeldib selline lähedus. So I am not a pastor, I am not frozen, I am just, free with you. ma olen teiega lihtsalt vabalt. Yes, yeah. Oh, see on siis very hirm good. ja ebakindlus. Thank you. Yeah, what is next? Aitäh, see on No väga one hea. knows. Yes. Somebody is pouring out their soul. Wow. Soul is dying. Yeah. keegi Ja. valab mingi väljaütles sõde. Yes. Darkness. Okay. Pimedus, Yeah. Very good. väga hea. Yeah. Bleeding. Sorry. Sacrifice. No. Not a sacrifice. No one will sacrifice by bleeding. et keegi ei Yes. ohverda, kui ta jookseb verd. Huh? Bleeding stop. Yeah. God has power to stop it. Yeah, but Jumal before on that, vägi jah yeah. peatada see. Actually, bleeding for me, it's like verejooks minu jaoks dying on nagu suremine, day by day, päev-päevalt hour by hour. ja tund tunnilt. Because that woman spent 12 years. sest see naisel oli see And 12 aastat bleeding olnud. means like no hope, no future, ja verejooks tähendab, et ei ole mingit lootust ega tulevikku. hopelessness. lootusetus. That woman was so hopeless. see naine oli nii And she lootusetu, was dying. ta oli suremas, She was stuck in that sickness. et see haigus ei peatunud And not only physically, ja mitte ainult füüsiliselt, because bleeding in the Old Testament, sest et vanas testamendis see it's something verejooks unholy. tähendas, et sa oled ebapüha. No one can go closer to anyone who was bleeding, right? sa ei tohtinud, inimesed ei tohtinud sulle läheneda. The bleeding is something unholy. nii et verejooks tähendab So midagi ebapüha. that woman was isolated, nii et see naine oli isoleeritud, rejected, hüljatud hopeless. ja lootusetu. She wasn't even able to ask Jesus to do something. ta ei saanud isegi Jeesuse käest otse küsida But midagi. she went in hidden attitude, ta pidi niimoodi hiilima, but she put in her heart, aga tal oli if südames I selline asi, touched Jesus, kui ma saaks ainult puudutada Jeesust, maybe something will happen. võib-olla midagi juhtub. So Jesus has power to stop our bleeding. ja Jeesusel on vägi, et peatada I have verejooks. been seeing so many believers ma olen näinud nii palju usklikke. bleeding spiritually, Siis mentally, vaimulikult verejooksuga, emotionally. emotsionaalselt. They lose hope. Neil pole lootust. They have been trying. Nad on proovinud to have solutions. Proovinud igast asju. Yeah. If you are one of that, kui sa oled üks nendest, Jesus is here for you. siis Jeesus võib su terveks teha. And he has a touch for you. ja tal on puudutus sinu jaoks. The touch of Jesus will stop our bleeding. Jeesuse puudutus peatab selle Will verejooksu. stop our hopelessness. Meie lootusetuse. Amen. 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 Are you awake? Oled sa ärkvel? Okay, we can serve you coffee if you want. Me võime tuua kohvi, kui tahad. And the power of Jesus has love to cleanse us and to break the rejection. Jeesuse puudus on armastuse vägi, mis pühib ära selle It's hülatuse. in Matthew 8:1-3. Mattuse 8, 1 kuni 1-3. Jeesuse 8 või see Mattuse 8, 1 kuni 3. Aga kui tema astus mäelt alla, järgis seda palju rahvast ja vaata, pidaletõbine tuli ja heitis maha tema ette ning ütles, issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha.
siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja seda maid saida oma pidalitõvest puhtaks. Lord, if you want, you can make me clean. Issand, kui sa tahad, saad sa meid puhtaks teha. Jesus reached out and caught his hand Ja Jeesus sirutas oma käe ja tegi seda and touched him. ja puudutas teda. Jesus was able to just give a word. Jeesus oli valmis andma ainult sõna. Are you familiar with TV series called The Chosen? Kas sa oled The Chosen? tuttav mingi TV-seeria, Yeah. mille nimi on Children, lapsed? I am not very familiar. Mina ei ole, kuidas? Chosen. Chosen, sorry. It's a TV series, right? Yeah, it's a good, amazing. Et see on väga hea, Yeah, and väga hea TV-seeria. because I used to be a journalist and media consultant. I used to be a journalist and media Ma olin ennem ajakirjanik ja Yeah, so I love sometimes the imagination. nüüd mulle meeldib see ettekujutus või So kujutusvõime. I watched that healing Nii et ma vaatan seda in the asja. Chosen TV series. Nüüd seda Choseni And seeriat. when that man appeared, most of the disciples stepped back. Kui ta ilmus välja, siis kõik astusid tagasi. But Jesus took a step forward. Aga Jeesus võttis sammu ettepoole. And as usual, Peter tried to stop Jesus. Ja muidugi Peetrus püüdis peatada Jeesust. Don't go. Et ära mine. Don't touch him. Ära puuduta Maybe teda. you will be infected. Et sa saad nakatunud. And maybe that man thought the same like Peter. Võib-olla see mees mõtles samamoodi. That's why he asked Jesus Et kui sa palud to Jeesust, clean him. et teha puhtaks But teda. Jesus decided to go, Aga Jeesus otsustas to ikka show his minna love. ja näidata oma armastust. And actually in the Chosen series, and I do believe that Jesus did that. He took his hand and maybe he hugged him. Ta võttis oma käe ja embas teda. So it wasn't only like soft touch, Et see ei olnud but lihtsalt deep hug. kerge puudutus, vaid üks korralik kallistus. Again, he was able to clean him by a word Ja ta sai muidugi ka teha teda sõnaga or just wave to him. või lihtsalt viibata käega niimoodi. But he get closer. Aga ta tuli lähedale talle. Jesus wanted to tell that man, Ja Jeesus tahtis talle öelda, you are not rejected. et sa ei ole hüljatud, ära You are tõugatud. not cursed. Sinust hoolitakse. I love you. Ma armastan I sind. am not afraid of you. Ma ei karda sind. And you are not going to infect me, Ja sa ei nakata mind, but you are going to be clean by vaid sa my saad power, minu väe läbi puhtaks. by my touch. Minu puudutuse läbi. Jesus has different touch. Jeesusel on erinevaid puudutusi. And I have been seeing him doing that a lot. Ja ma olen näinud seda tegemas palju. It's not imagination. See ei ole ettekujutus. It's practical. See on praktiline asi. If you feel rejected, Kui sa tunned hüljatuna isolated, ja isoleerituna. because this kind of sickness, do you know that? Sellist sorti haigus tead. If someone was infected or cursed by that Keegi sickness, oli sellesse nakatunud, siis ta oli he nagu neetud. must leave the city. He must be living outside Ta the pidi village, the kuskil city. väljaspool eraldi elama. And they had specific places for them. They have a specific Neil place oli for them. eriline spetsiaalne koht nende And jaoks. no one was able to go closer. Ja keegi ei saanud sinna ligi minna. They were totally isolated, rejected. Nad olid täiesti ära Try to tõugatud ja imagine how isoleeritud. much bitterness, Ja nii palju kibedust, how much rejection. kui palju hüljatust. But Jesus just broke it by his touch. Aga Jeesus lihtsalt võttis puudutust teda. Jesus has the same touch for us. Tal on see sama puudutus meie jaoks If your ka. heart is broken, Kui su süda on katki, if you did something wrong, sa tegid midagi valesti. if people consider you non-deserved, Kui inimesed peavad sind nagu mitte igatsusväärseks, if people rejected you, kui nad on sind ära tõuganud, there is a touch for you today. siis sinu jaoks on puudutus täna. Amen. Amen. And there is another touch Ja on veel üks puudutus. to tell you, don't be afraid. Ja ära karda. Don't be afraid at all. Ära karda üldse. You are mine. Sa oled minu oma. And that's in Matthew 17 Ja Matuse 17. and the verses from 1 to 8. Matuse 17. 1-8. I am sure you know the story about the kindlasti tead seda transformation lugu. of Jesus. Yeah, please read. 1 to 8. 1-8. 17, jah. Matthew 17 verses 1 to 8. Ja 6 päeva pärast Jeesus võttis enesega Peetruse, Jakobuse ja Johannese tema venna ja viis nad üles kõrgele mäele isepäinis. Ja ta muudeti nende ees, ta peale paistis otse kui päike ja riided läksid valgeks otse kui valgus. Ja vaata, Mooses ja Eelia näitasid endid neile ja kõnelisid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima
ja ütles Jeesusele, issand, siin on hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siin 3 telki. Ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe Eeliale. Kui ta alles rääkis, vaata siis varjas neid helepilv ja vaata hääl pilvest ütles. See on mu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Ja kui jüngrid seda kuulsid, langesid nad silmili maha ning kartsid väga. Ja Jeesus tuli nende juurde, puudutas neid ja ütles, tõuske üles ja ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad kedagi kui Jeesust üksi. It was a glorious transformation. See oli auline nagu muutus. And it was the first time that Jesus appeared his godly side. Ja see oli esimene kord, kus Jeesus nagu ilmutas oma jumaliku So olemust. everything appeared good, okay, Kõik tundus sinnamaani väga okei glorious. ja auline. Life is good. Elu on hea. Jesus is here. Jeesus on siin. Moses is here. Mooses on siin. Elijah is here. Eeli on siin. And the cloud came and overshadowed them. Pilv tuli nende üle. Everything appeared okay. Ja kõik tundus väga okei. But suddenly a voice came from Aga the järsku heaven. tuli üks hääl. He is my son. See on mu poeg. And they fallen down on their faces. Ja siis nad kukkusid maha oma näoli. What Jesus do? What did Jesus do? Mida siis Jeesus tegi? He went and he touched them Ta läks ja puudutas neid. and told them, don't be afraid. Ja ütles, ärge kartke. I am not here to kill you. Ma ei ole siin, et teid tappa. They thought that because they were encounter with Abba Father, Sest nad olid isaga kokku they puutunud. thought that voice will kill them. Ja nad mõtlesid, et see hääl nagu tapab nad ära. But Jesus touched them. Aga Jeesus puudutas He neid. went to Peter. Peter, don't be afraid. Ütles Peetrus, ära karda. James, don't be afraid. Ära karda. John, don't be afraid. Johannes, ära karda. I am here not to kill you. Ma ei ole siin, et sind maha lüüa. I am here to tell you, don't be afraid. Vaid selleks, et öelda sulle ära karda. Whatever happens, Mis iganes juhtub. I am here. Ma olen siin. Yes, in the Old Testament, if God showed himself to you, you're gonna be killed. Sest et Vana Testament ütleb, kui Jumal ennast ilmutab, siis sa oled surmalaps. But not on my watch, Jesus Aga says. mitte minu vahikorral It ajal. will never happen. Seda ei juhtu. I am here Ma olen to give siin. you life Annan sulle elu. and to tell you, don't be afraid. Ja ütlen sulle, et ära Don't karda. be afraid to be encounter with God. Ära karda kohtuda Jumalaga. Don't be afraid of your life circumstances. Ära karda oma elu olukordi. You know, first time I gave that session, it was during the COVID. Do you remember? Seda 5 years COVID ago. ajal, mäletad seda aega, jah? Everyone was afraid, really. Kõik väga kartsid. Everyone was so afraid. Kõigil oli hirm nahas. People was even afraid to greet each other. Nad isegi kartsid tervitada üksteist. Yeah, but Jesus has power Aga Jeesusel on vägi and he has touch. ja tal on ka puudutus. Tell you, don't be afraid. Nii et ära karda. I am here. You're gonna live. Sa saad elama You're gonna enjoy. ja nautima. And you're gonna see more of Abba Father. Ja sa saad nägema rohkem Abba isa. And nothing shall harm you. Ja mitte miski ei tee sulle liiga ega So he has kahju. a touch for us Nii today. et tal on üks puudutus meie jaoks Don't täna. be afraid. Et ära karda. I will show myself to you Ma näitan ennast sulle. and you will be safe. Ja sa saad olema turvaline. Amen. Amen. And Jesus' touch has power to enlighten our eyes. Ja Jeesusel on ka vägi tema puudutusel, Let's et read valgustada meie silmi. Mark 8:22. Markuse 8:22. Ja nad tulevad Betsaidasse ja ta juurde tuuakse pime ja nad paluvad teda, et ta teda puudutaks. Do you notice that? Tead seda kohta, jah? It seems like the touch of Jesus became famous. Nii et siis see Jeesuse puudutus on saanud kuulsaks vahepeal. Do you notice that? Panid tähele? They brought so many people to touch them. Nad tõid juba inimesi tema juurde, et ta puudutaks neid. His touch became famous. Nii et tema puudutus sai kuulsaks. People started to understand. Inimesed hakkasid aru saama. Maybe by the story of the bleeding woman. Nii et see verislepõise naise lugu. Maybe by so many miracles Ja happened by muidugi his palju muid touch. imesi juhtus ka. So everywhere Jesus went, they brought people to touch them. Nii et igal pool, kus Jeesus läks, nad tõid inimesi, et ta puudutaks neid. His touch was famous. Tema puudutus oli juba kuulus. Yeah, and in Mark 8:23-24. Matthew. Markuse 8. Markus. No. Yeah, Mark, book of Mark. 8, Markuse 23-24. 23 ja 24. Siis ta haaras pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja
sülitas temale silmi ning pani oma käed ta peale ja küsis temalt, kas sa näed midagi. Tema vastas ning ütles, ma näen inimesi ja ma näen neid nagu puid kõndimas. Yeah. That man was born totally blind. See mees oli sündinud täiesti And pimedana according to the Bible researchers, ja piibli kohaselt he had no eyes. tal ei olnud silmi üldse. He has nothing really. Tal ei olnud seal midagi nagu. He had only skin. On Tal his oli head. lihtsalt nagu nahk seal. Yeah, so that was a creation, Nii et siis see oli loov ime. not just healing. Mitte lihtsalt Not tervenemine. someone lost his eye seeing. Mitte et silma nägemine oleks ära olnud, It was a creation from vaid see zero. oli loov ime. And Jesus touched that man Ja Jeesus puudutas seda inimest. and started to ask that man, what do Ja you kas see? talt küsima, mida sa näed? He told him, I can see people. Ma ütlesin, ma näen inimesi. They look like trees. Nad näevad välja nagu puud Only they are walking around. ja nad kõnnivad ringi. Someone had no eyes at all. Tal ei olnud üldse mingeid silmi. And by the touch of Jesus, Ja Jeesuse puuduste läbi he started to see, ta hakkas nägema but he started to see a little bit. natuke paremini. Not 100% hallelujah. Mitte 100% veel, 50%. 50%. We do the same. Me teeme sama asja. Sometimes we receive only Vahest me võtame vastu half ainult of a blessing, võib-olla pool õnnistust, half of healing, pool tervenemist, half of freedom, pool vabanemist, half of anything. pool ükskõik mida. But the man was thankful actually. Aga see mees oli tänulik. He didn't see anything before. Ta ei näinud enne üldse midagi. And he appeared like, oh, thank you. I can see people. They look like trees, but I am okay. Aitäh sulle, ma näen inimesi, nad kõnnivad nagu puud ringi. Thank you. Et aitäh sulle. Sometimes we do the same with the Lord. Vahest me teeme issandaga sama asja. Yeah, my life was miserable. Mu elu oli täiesti Now it's a jama. little bit good. Thank you. Ja nüüd on juba nats parem. Okay, Aitäh, thank you. Thank you. Suur tänu. Yeah, I was like failure, totally failure. Ma olen täielik läbikukkumine. Now I get something. Thank you. Ja nüüd on parem. Aitäh. We do the same. Me teeme sama asja. But Jesus has different point of view. Aga Jeesusel on üks, Jesus has a different point of aga view. tal oli üks teine Different opinion. asi mõttes. In verse 25, Ja 25 salm. please read. Siis ta pani taas oma käed ta silmadele ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve. Ja ta nägi kõike selgesti. His sight was restored and he could see everything clearly. Nii et ta nägemine taastus ja ta nägi kõike täiesti selgesti. Jesus said, no, that's not okay. Ja Jeesus ütles, see ei ole okei. When I do something, I do it in perfect. Et kui ma teen midagi, ma teen seda täiuslikult. When I touch in perfect. Kui ma puudutan, siis teen nii kui When I vaja. change your life, I change your life in perfect. Kui ma muudan su elu, siis muudan täielikult. When I set you free, I set you in perfect. Kui ma teen su vabaks, siis ma teen su täiesti vabaks. Perfectly. Perfektselt. Jesus doesn't have half blessing. Tal ei ole poolt õnnistust. He doesn't have half of freedom Tal ei ole nagu poolt or vabadust, half of healing. poolt He tervenemist. is perfect See on kas täiuslik and everything he is doing is perfect. ja kõik, mida ta teeb, on täiuslik. That's why Jesus touched him again. Nii et Jeesus puudutas teda jälle. So I encourage you, Nii et ma when you julgustan sind. receive a touch Kui sa from võtad vastu Jesus, puudutuse Jeesuselt, don't accept the half. ära võta ainult pool. Your inheritance to get everything perfectly. Sul on pärand saada kõike täiuslikult. You get everything completely. Sa saad kõik täielikult. You are not a beggar. You are not a beggar. You are not Sa ei ole begging. kerjus. You are not. We are not begging. Me ei kerja midagi. Tell him, Ütle talle. yeah, you set me free. Thank Ja, you. sa tegid mind vabaks, aitäh. He will say that's not enough. Ja ütled, see ei ole piisav. I will touch you more. Ma puudutan sind I will veel. give you perfect Annan sulle täiuslik touch. Don't puudutus. stop. Ära peatu. Don't stop. Ära peatu enne. Amen. Amen. And now, what should we do Et mis me peame tegema? to receive his touch? Et võtta seda puudutust Let's vastu. learn from the Bible. Uurime piiblist. Let's read. Loeme. First of all, Kõigepealt. we should have faith. Faith. Meil peab kõigepealt olema usku. Luka 8:47-48. Luke. Luuk Yes, please. 47. Luke 8:47-48. Luuka 8:47.
until Please Luke 8 verse 47 and verse 48. kui nüüd naine nägi, et tal ei olnud varjule jäänud, tuli ta värisedes ja heitis tema ette maha ja teatas temale kõik rahva kuuldes, mis asja pärast oli teda puudutanud ja kuidas ta kohe oli terveks saanud. Siis ta ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga. Daughter, your faith has healed you. Tütar, sinu usk on sind aidanud. Get faith. Get faith. Have Nii et faith. sa, olgu sul usk, Believe in God. usu Jumalasse. Don't just attend. Ära lihtsalt ole Again, osaline. do you remember there were maybe 100, maybe thousands Seal of oli people võib-olla around sadu Jesus. või tuhandeid inimesi. But that woman decided to go Aga see naine otsustas to minna touch him, ja puudutada teda but by faith. ja usu läbi. Sometimes we attend events, Vahest me lihtsalt oleme kohal, we attend conferences. mingi konverents Sometimes we go to church every Sunday ja lähme iga or every pühapäev Saturday, kirikusse. Oleme olemas. and we leave empty. Aga me lahkume nagu tühjana. Jesus was there every time you went. Jesus was there. Jeesus on alati olnud seal, kui sa oled läinud. Do you know why? Tead Do you seda? know why? Tead, Because mis? he have promised us. Sest ta on tõotanud meile, If 2 or 3 will gather to seek my name, kus 2 või 3 on minu nimel koos. I will be there. Ma olen seal kohal. And his promise is faithful. Ja tema His promise is tõotus on kindel. faithful. God is faithful. Nii et Jumal on ustav. So don't make crowd around Jesus Nii et olgu lihtsalt üks rahvas and Jeesuse don't ümber leave empty. ja ära mine ära tühjana. Every time you gather together, Iga kord, kui te tulete kokku, have faith. olgu sul usku. Go touch him. Mine puuduta teda. Go ask him to touch you. Mine, ta puudutab sind ka. Don't make a crowd. Don't make a crowd. Ära lihtsalt tekita rahvast. Amen. Second point. Get the children heart. Et olgu sul lapse süda. Let's read Luca Loeme Luukast, 18 Luuka 18, verses 15 to 17. Luuka 18, 15 kuni 17. Siis toodi ka lapsukesed tema juurde, et ta neid puudutaks. Aga seda nähes jüngrid sõitasid toojaid. Jeesus kutsus lapsed enese juurde ja ütles, laske lapsukesed minu juurde tulla. Ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik. Tõesti, ma ütlen teile, kes Jumala riiki vastu ei võta nagu lapsuke, see ei pääse sinna sisse. They even brought children to Jesus to touch them, to bless them. Nad tõid lapsi Jeesus juurde, et ta neid puudutaks. But good mature adult stopped them. Aga muidugi need väga küpsed jüngrid peatsid neid. They thought maybe they will make noise around Jesus. Võib-olla nad kartsid, nad teevad palju lärmi Jeesuse Maybe ümber. one naughty boy will jump on Jesus' shoulder. Või hüppavad seal Maybe will just try to fight each other in või front of hakkavad seal Jesus. mürama või So kaklema. they try to forbid them. Nii et proovisid keelata. No, go away. Ei, minge ära. Jesus told them and told us, do not Jeesus forbid ütles neile ja them. meile, et ärge Because keelake. God's kingdom belongs to people like these Sest children. Jumala kuningriik kuulub sellistele lastele. And I assure you, whoever doesn't welcome God's kingdom like a child will never enter it. Ja ma kinnitan sulle, kes ei võta vastu Jumala riiki, kui laps ei pääse sinna sisse. Yeah, be a child Ole nagu laps. with your dad. With your dad, Heavenly Father. Be a child with your dad. Yeah. Ole laps oma isaga. Ole kui laps oma isaga. Don't forbid yourself. Ära keela ennast. And don't let anyone forbid you. Ja ära muidugi lase ka teistel keelata Once ennast. you have the children heart, Kui sul on lapse süda, God will see you sweet, siis Jumal näeb sind armsana, kind, lahkena, pure, puhtana, free. vabana. Do whatever you want. Tee, mida sa tahad. Even if you will jump on the shoulder of Jesus, Isegi kui sa hüppad talle õlgade peale even if you will do noise around him, ja kui sa teed lärmi ta ümber, he will love that. ta armastab He will seda. accept that. Ta lubab seda. Be child. Ole nagu laps. Stop being an adult. Lõpeta selline täiskasvanulik olemine ära. I was in a meeting long time ago, Ma olin ühes koosolekul and mingi aeg tagasi. someone tried to check the people's faith and Ja attitude. siis keegi tahtis proovida inimeste usku So seal. the preacher Ja asked siis them, jutlustaja okay, ütles, I am not going to do that. ma ei hakka seda tegema muidugi. He asked people, Küsis inimestelt, who is interested in my phone? kes on huvitatud minu telefonist. If you are interested, come take it.
don't come. kui sa oled okay? huvitanud, tule võta. Ärge teie tulge praegu. So every gentle man and woman, Nii et iga siis every gentleman, adult was just sitting down, nad kõik istusid seal ilusti, but one young boy aga üks noor poiss came from the back tuli tagant otsast and he took the phone ja võttis selle telefoni and the preacher told him, bless you. ja siis ütles, et õnnistuge siin. God wants people like that. Jumal tahab inimesi, selliseid inimesi. And when God promises something, Kui ta midagi lubab sulle, God is faithful. ta on ustav. But your mind, your wisdom sometimes will stop you Sinu oma tarkus ja mõistus vahest peatavad sind, to get his touch. et saada kätte ta puudutus. But here God is saying, do not forbid them. Aga siin Jumal ütleb, et ära keela, Let them come. las nad tulevad. Let them come Las nad tulevad and be like them. ja ole nagu nemad. So first of all, Nii et kõigepealt get faith, have faith, olgu sul usku and then be a child. ja siis ole nagu laps. And very important point, Ja väga tähtis point, take a step and push forward. võta samm ja nagu pushi edasi. Is this biblical? See on piibelik. Yeah, it's in Mark chapter Markus- 3, Markus verse 3, 10. 10. Verse 10. Markus 3:10. Sest sa tegid terveks paljusid, mis tõttu temale peale rõhusid kõik, kellel oli häda, et nad saaksid teda puudutada. Push forward. Nii et pressi peale. Don't be polite with Jesus. Ära ole Jeesusega viisakas. It's okay to be naughty. It's okay to be naughty. See on okei olla natukene selline ulakas. Yeah, go, push. Pressi peale. Go to him. Mine tema juurde. Don't let anyone stop you. Ära lase millegi ennast Tell peatada. him, I am not going to leave you before you touch Ütled, ma me. ei lähe enne ära, kui sa puudutad mind. Jacob did the same. Jaakob tegi sama Do you asja. remember? Mäletad, When he was fighting with the Lord, kui ta võitles issandaga. he told the Lord, I am not Ta ütles, et going you to leave before Ma you ei lase bless sul me. ära minna, enne kui sa õnnistad mind. Yeah, Jacob pushed forward. Nii et Jaakob pressis peale. And you should push forward. Ja sina peaks ka peale Tell pressima. him, will not let you go, Jesus. Ütled, ma ei lähe ennem ära. I want to see. Ma tahan näha seda. I want to be free. Ma tahan olla vaba. I want to get your blessings. Ma tahan saada su õnnistust. I want to be in love with you. Ma tahan sinust I will olda keeping that until you touch me. Ma ei lahku enne, kui sa puudutad mind. Push forward Nii et pressi peale and you will get. ja sa saad selle. And I have good news for you. Ja mul on ka hea uudis sulle. 2 good news actually. 2 tegelikult. First, I am about to finish. Esimene on see, et ma kohe lõpetan. Second good news Ja teine uudis on see, is in Mark 6 et Markuse 6 and verse 56. 6 ja 36. Lase nad minema, et nad läheksid ümberkaudu asulaisse ja küladesse ja ostaksid endale leiba, sest neil ei ole midagi süüa. The good news is that everyone who touched Jesus was healed. Igaüks, kes puudutas Jeesust, sai terveks. Everyone. 56 on see. Lugesin vale. Mark 6, 56. Ja. Right? Ja kuhu ta iganes läks küladesse või linnadesse või asulaisse, asetati põdejad turgudele ja paluti teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuuepalistust ja kõik, kes teda puudutasid, said terveks. Everyone who touched Jesus, Kõik, kes puudutasid Jeesust, everyone kõik was healed. said terveks. His power is not for fame. Tema vägi on kõigi jaoks. He has unconditional love. Tal on tingimusteta armastus. It's deeper than healing or miracle or blessing. Nii et usu imet tema käest. Because Jesus was able to give that by a word. Sest ta oli võimeline andma seda ainult sõna But läbi. Jesus chooses to show his love and intimacy to us. Aga ta valib näidata oma armastust puudutuse His kaudu. touch reflects his love, Tema puudutus nagu näitab tema his armastust, intimacy, tema lähedust, his acceptance. tema vastuvõtmist. Amen. Amen. I pray for me and for you Ma palun enda teie eest, to keep receiving his touches, et võta vastu ta puudutus and we will never stop. ja see kunagi ei peatu. Amen. Amen. Maybe you pray for people. Okay, yes, sure. They waiting now the touch Okay, so let's pray together. together.
I mean nii et palvetame koos. yeah. Lord Jesus, Isand Jeesus, we thank you so much. täname sind väga. We love you Me armastame sind, because you have loved us first. sest sa oled meid ennem armastanud. You loved us in eternity, Sa armastad meid kogu igaviku and you have so much love for us. ja sul on nii palju armastust meie jaoks. Thank you, Lord. Aitäh sulle, Issand. We ask you today Me palume sind täna, to go closer to you, et saada sulle lähemale and we ask you to touch us. ja palume, et sa puudutaks meid. I ask you to touch your daughters and sons here, Palun, et sa puudutaks su poeg ja tütreid siin and I ask you to not to let anyone leave empty. ja et keegi ei läheks siit ära tühjana. You have so much love for everyone, Sul on nii palju armastust meie kõigi and jaoks you know the deep need for everyone, ja sul on ka tervenemist meie jaoks. and you are going to reveal your goodness. Ja sa näitad oma headust. You are going to show your love Sa ilmutad oma armastust by your beautiful touch. oma imelise puudutuse We läbi. bless your name. Õnnistame su nime. We thank you for this church. Täname sind selle koguduse We eest. thank you for everyone here. Täname kõigi eest siin. I ask you for everyone is missing today Palun, et täna, kes kõik siin on, to go, and wherever he is or she is, I ask you to touch them. et ma palun, et sa puudutaks neid In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. ma räägin teile lugu nii kaua. Võib-olla on huvitavam, ma ei tea. Mul oli selline juhtum eile hommikul, et ma läksin palvesse varakult, varahommikul ja hakkasin nagu palvetama nagu Eestimaa eest ja üldse. Ja pärast nagu võtsin ette koguduse liikmed ja inimesed ja meil on komme abikaasaga piserdada Jeesuse verd, enamuse meie inimeste verd on mul selline paberi peal ja siis paletasin inimeste eest ja ka vajaduste eest ja asjade ja raha ja kõige eest, mis nagu paletamine käib. Ja õhtul oli koosolek temaga ja ta annab mulle sõna õhtul. Ta ütleb, et sa palvetasid kõigepealt Eestimaa eest ja sa lükkasid oma isiklikud asjad tahapoole ja sa vaatasid suurt pilti ja sa vaatasid seda maad ja rahvast. Ja ma ei räägi teile seda juttu sellepärast, kui tubli ma olen, et vaadake, ma ikka tõusen hommikuti ja meil on kell ja vaat kui lahe ma olen, palvetan ikka ja teate, kui tubli ma olen teie ees ka palvetan. Ma lihtsalt tahan seda öelda. Ma nägin, sain 3 asja kohe nagu aru. Esiteks, see on ikka hämmastav, kui niimoodi, minu meelest see on hämmastav, kui püha vaim tuleb ja ütleme seal 10 tundi hiljem kinnitab mulle, mida ma rääkisin ja mis järjekorras. See ütleb mulle seda, et Jumal kuuleb meid ja näeb meid, kui me palvetame ja ka, kui me ei palveta. Kui me ei palveta, ka näeb meid. Aga oletame, et see on, ja minu kahjuks või ma pean ütlema, et olla aus, iga hommiku ei ole nii olnud, et ma olen nii kõva vend olnud, et kohe Eestimaa eest palvetan seal. Aga see hommikul lihtsalt juhtus niimoodi. Ja see, et püha vaim seda niimoodi 10 tundi õhtul hiljem näitas mulle, Jumal kuuleb meie hommikusi palveid ja ta võtab neid arvesse ja ta vastab nendele. Seega ta tahab neid palveid, talle meeldivad ja ma õhutan teid ka kindlasti minema osadusse. Ja see, et niimoodi juhtus ja et tema selle kinni püüdis ja mulle nagu tagasi andis selle jutu, näitas mulle ka seda, et ühtasi tema kuuleb Jumalalt. Ega tema inimesena ei saanud teada, mida ma hommiku 5:30 tegin või teinud. Tema kuuleb Jumalalt ja ma sain nagu tunnustähena ka ülejäänud jutu ja mul on nagu mingisugune nüüd arvamus, et see ülejäänud jutt oli ka Jumalast. Sest kui Jumal nagu selle esimese osa andis, siis ta andis ka selle teise osa, ma usun, mis ta sinna rääkis. Ja see on meetod, kuidas Jumal meiega räägib. Et ärge, ma ei tea, kas ma tohin nii öelda, aga ta ütles niimoodi, no ma ütleks niimoodi, et proovige, kui teil on võimalus hommikul ikkagi Jumalaga suhelda. Ta kuuleb neid palveid. Ja siis ma tahaksin teile veel ühe asja öelda. See on mind väga tugevalt pudutanud ennast.
see on mind väga tugevalt puudutanud ka meid siin ja meid kõiki. Ma tahan tuisa nagu rääkida teile. Tahan rääkida sellist asja, et kui sa hakkad palvetamast, lõpetad palvetamise, siis see ülemine nõu andmine läheb nagu ära paigast. Aga nii kaua, kui sa räägid Jumalaga, sa oled kolmainu nagu varju all. Ja sa saad nõu võtta Jeesuselt püha vaimu läbi. Sest kirjutatud on, ma olen su advokaat, ma olen su asjaajaja. Hüüa mind appi. Ma tulen ja kuulen. Ma tulen ja aitan. Ta ei ütle, et hüüa mind appi ja ma vaatan, kas ma tulen või tule. Sa oled halvasti käitunud, täna ei tule, eile said 2. Ta ütleb, tulen. Aga kui me loobume valetamast, sõbrad, vähem või rohkem, siis see tarkus, Jumala tarkus, mis meiega kaasas liigub kogu aeg, kui me temaga oleme, see läheb nagu seisma või jäätub natuke. Aga see ei peaks jäätuma. See võiks suureneda. Tee vastupidi. Ütle, Jumal, aita mul hakkama saada homse päevaga. Ma vajan sult tarkust. Ma vajan sult abi. Liiga palju keerulisi asju on hetkel mu elus. Ma vajan kuidas öelda, üleloomulikku nagu sisenemist. Et sa tood mulle lahendused. Sa näitad mulle lahendusi. Ma viskan sinu ette oma elu killud. Sinu altarile hommikul vara. Panen su altarile oma elu killud. Jeesus, pane sina kokku nad legoks. Pane see pilt kokku. Sa oled vägev. Ja teate, kui me kaota seda võimet, siis meil on lootus, et nõu, jõu, vaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim hingab meie peal. Mis on meie oht, sõbrad? Meie oht on see, et me kaotame Jumala kartuse vahest. Kuna me kaotame? Kui me läheme liiga familiaarseks või kui me liiga julgeks läheme või võtame mingi superevangeeliumi omale, kus kõik on ainult meeletu arm on. Vanasti kutsuti seda, kui ma Charles Finney raamatuid lugesin, kutsuti seda universalismiks. Oli selline liikumine olemas, olete kuulnud, universalism. Seal on absoluutne arm, ükskõik mida sa teed või ei tee, ainult arm ruulib ja mitte midagi kunagi Jumal halba ei tee, kõik on ette ära mõistetud tehtud. Kui Jumala kartus lahkub meist, on oht, et me sinna satume. Sellepärast on hea, kui me selle peale mõtleme ja ütleme Jumalale ka. Jumal, hoia meid, anna meile armu, hoia meid oma kartuses. Jeesuse